sellepärast võttis vahetult osa. Soome Vabariik. Nüüd veel selle pagana niinimetatud Isamaa sõja võttis osa. Ja nüüd Eesti Vabariigi taastamine täpselt samad. Sellepärast, et venelased ei tahtnud seda kangesti Eestile tagasi anda. Ütles, et ahaa, kui eestlased tahavad seda tagasi, nemad teevad temast kohe rahvussümbol. Ja see on fakt, et oli nihuke asi, et no neil on õigus, me ei ole eriti suutnud teha. Ja 92. aastal see oli esimene nimetame merelaev, mis tõstis üles Eesti rahvuslippu. Sinna tuli kokku seltskond Punaarmee aastapäevaks. Aga juhuslikult selle seltskonnal oli kaasas vana grammofon. Grammofonile unustatud juhuslikult Konstantin Pätsu kõne 39. aastal. Juhuslikult härrasmehel oli kaasas Eesti rahvuslipp. Ja juhuslikult siis hommikul nihuke asi, et mastis oli üks nöör juhuslikult ja see tõsteti niimoodi üles, et pool Tallinnat nägi Eesti rahvuslipp. Nende venelastel või nende punastel oli too aeg teatud mõttes oli niisugune isa ka tuntud Paljassares seal Jevgeni nimeline kodanik Kogan pärit töökoha kaudu tähendab ja see Paljassare sadama viiga laev seisis tol ajal. Nii et see laev on tõesti väärt seda, et teda väärtustati niimoodi rahvus tasandil. Mis plaanid? Korda teha. Korda teha ja ainult. 2 võimalust. Korda teha või mitte korda teha. Ja kolmandat nagu ei ole. No tähendab riik oma kui ta ka ei ole ametlikult sümboliks kuulutanud, ta on sisuliselt nagu nii riigi järjepidevuse sümbol. Ja kui teda korda temale kuulutusi ei leita, siis Estonia nimeline laev läks põhja tähendab ühe kiirelt ütleme pauguga. Aga tema hukkub siis aeglaselt. Põhimõttelist vahe ei ole. No see oleks skandaalne lugu muidugi. Siin ei olegi palju juurde lisada. Ta on rahvusvaheliselt väga tuntud ja ainuke Baltimaades sellinud laevu sõjalises iseseisvusajast. Ja ta on maailma suurim läbi 2 maailmasõja sellinud jäämool. Võib veel, kui teist juurde. Tiitlid on ta palju. Ta on väljaspool igasugust konkurentsi, tähendab, selles sümboli rollis. Ja teist niisugust järele ei tee, tähendab. Ütleme, ta on nagu oleks siis ka Baltikumis liigi hävinemine bioloogide kõnepruugid oleks. Isegi ükskõik milline teine mälestuse liik on, üks paljudest hävineb ka väga lugupeetud objekt. Ikkagi teised jäävad alles, aga selle kõrval ei jää mitte midagi. Nii et väga kiiret abi on vaja riigi poolt eelkõige. Ja kui riik ennast näitab, siis tuleb ka sponsori abi. Sponsorid ei pea riigi poolt kaitse alla võetud objektiga riigist eespool käima loodusabu. See on päris loogiline. Kuigi abi on tere tulnud. Me hästi lühidalt rääkime midagi, aga me läks nii pikaks see jutt, et siin on videoga saab lõigata palju. See saab välja võtta. Teha ka, kui maksin pihta eelmine suvi ja et teen ka pooletunnise filmi, nüüd ma olen juba aasta otsa tund ja lähen poole tunniga. Ma ei tea, mitte kui midagi. Kes see teema on talle südame lähedal? Ei, nemad on, ta oli ennem
sponsorluse korras midagi teha. Ei saa. Ta võib mingil määral soodushinna saad sellest välja noobelda kusagil, aga no kahju küll, muidu tegemine tehasel oma tööliste palga arvel riigi kohustusi täita ei saku välja lihtsalt. Need praegust selle tehase direktoriga teatud mõttes käivad niisugused väikeste tööde tegemisega läbi rääkimised. Nad teevad eelarved ja kalkulatsioonid ja laseme teistel ka teha ja siis võrdleme, kes kuidas pakub välja ja nüüd jälle vähem pakkumise teed. Millest me ütleme nii rabeleme, millest nagu võib-olla kunagi välja tuleme. Kas siis võitjatena või kaotajatena. Aga juba see on see, mida tuleb teha, mida ületada. Tasan. Ja tämä on noin 15 milliä alla. Meillä on promo kuule pikkusen kallella. Tuo puoli on tasan, kiskon selkä on tasan ja tämä on noin 15 milliä alempana. 2 minuuttia puhuttu. Eikö tätä voisi pikkusen vielä nostaa? Että on heti niin kuin vastassa. Joo,
onko teika nyt sitten? Anteeksi, sinulla on teika. Minulla on teika, vai siellä on teika, se on menikieli tähän. Joo, kyllä. Se on sinulla. Ei ole minun, vaan Pietarsaaressa on perustettu säätiö, jossa on mukana 5 pietarsaarilaista, siis Suomen kansallisia, ja Urmas Dresen täältä Tallinnasta perustamassa Tallinnan merenmuseo. Minä olen sitä luku kuullut, että Suomen menet Pietarsaari menet on Björn Tallqvist. Oletko sinä kutsella mies kuullut? Björn Tallqvist. Tämä on Tartus oli. Tämä mulle rääkkisi, että on olemassa. Kyllä, tämä nimi on minulle oikein. Dahlqvist Bjarne. Kyllä, se on, kyllä, Bjarne Dahlqvist enemmän. Eikä joo. Bjarne, ja. Kyllä. Tunnen ja hänkin tietää, kuka minä olen. Tämä on mulle sellaista puolesta. Jaha. Kaksi astetta takaisin. 2 vuotta sitten. Ja niin. Minulla on museo. Aga Purja Laavi mä näen niin läheltä ensimmäistä kertaa. Nyt meni taas liian hankalaksi. Jaha, sillä lailla. Joo, periaatteessa minä olen samassa asemassa. Kyllä minä olen tätä nähnyt pari kertaa aiemmin täällä telakalla, koska minä kävin täällä ensimmäisen kerran, oliko se syyskuussa muistaakseni viime vuonna. Kuinka paljon se aika nyt? Noin 10 vuotta. Riippuu tietysti siitä, että miten me saadaan rahavirta juoksemaan. Mutta joka tapauksessa tässä vaiheessa vielä on parempi meidän puhua 10 vuodesta kuin jostain muusta. Kuinka paljon se projekti maksaa? Miljoona ja vuosi. Niin, suurin piirtein. Tanskassa on yksi siisti puolella Kopenhagenissa. Se on hiimeinen. Tämän kokoinen vai isompi tai pienempi? Pienempi. Aha, kyllä. Joo. Siellä pitäisi tuoda Eestissä yleisesti Kopenhagenista. Joo. Onko se hylkynen siellä Köpiksessä vaikka? Tämä on satamassa ja täällä on jopa velkaa, joka on seisnyt siellä. Täällä on jopa siellä satama velkaa 300 000 krooni. Se on kyllä maksimissa. No, se on meidän jaoks suurta. Ei ole vielä niitä meistereitä ja ei ole sitä rahaa. No, kyllä meillä on sama ongelma periaatteessa. Mutta me eletään siinä uskossa, että kyllä tämä tästä nyt, kunhan sitä saadaan Pietarsaaren tai Suomen puolelle, niin kaikki ovat tähän asti sanoneet, että ei me uskalleta uhrata mitään rahaa, jos ne jää Viroon. Mutta kun saadaan Vega Suomen puolelle, niin silloin on uskovuus tähän koko projektiin huomattavasti suurempi. Se on pitkä raska reissu. 3 vuorokautta, jos yhtä kyytiä voidaan ajaa. Tämä Venäjän kapteeni väittää, että hän vetää tätä noin 8 solmun vauhdilla. 8 solmua? Ja se tietää silloin 3 vuorokautta, jos yhtä kyytiä mentäisiin. Mutta nyt Suomessa on juhannus eri aikana kuin teillä täällä. Joo. Ja näin ollen me yritetään, että tultaisiin Pietarsaareen vasta maanantaina. Silloin kun teillä on juhannus ei kun teillä on juhannusaatto, teillä on tiistaina. Silloin otetaan Vega maihin Pietarsaareen. Sillä vielä menee jälkeen. Anteeksi, minne on puksariviaria? Joo, kyllä. No se on sitten ja onnitellen sille reisiksi. Kiitoksia. Tarvitaan kovasti. Ja rahaa on välillä. Kiitoksia.
Samoin teille. Joo, rahaa on liian paljon probleemiksi. Kyllä näin itsesti. Jaa, okei. Okei, onks hyvä näin? Kiitos. Kiitos. Minä katselin tuota jollain. Mutta niitä on Siitä huolimatta se on nätti. Se on vanha noin. Joo, kyllä. No just pikkupoistolle on paras. Joo. Se on nyt 4 mikä pois siis Tämä on erittäin nätti. Mä vaan ostasin se uudelleen. Sitten kun me ollaan tehty uusi, niin voit ostaa tämän minun. En tiedä. Meitä on menemään tehdas. Jaa. Muovipaatti okei. Mutta tämän mallinen muovipaatti, niin silloin siinä on jo jotain arvoa. En minä halua normaalin muovipaatti tän perään, ei. Mutta taas jos puinen paatti roikkuu taavetteessa, niin sitä ei voi käyttää, kun sitä tarvitaan. Joo. Silloin se vuotaa vettä. On. Ainakin nää reelingit. Ei tää oo tanssia, se on pehmeä. Joo.
kohta, me oleme vist oleme kohta. Meremuuseumi juubelil. täpselt. Nüüd on niimoodi, et see, kuidas võtta, väike vend oli suurene vennale küll. Väike tuli suurega tuli küll. Niimoodi on. Väga meeldib. Ma juhuslikult sattusin, ma ei osanud nüüd, ma käin Tallinnas nii harva juba, et ma ei pannud tasku neid suure tõllu pilte, mul on päris korralik kogu. Mul on pilt, kus katilt monteeritakse, aga kuidas see katilt monteeriti siia siis? Kas see korstin oli ära või? Jaa, siis nad lõikavad terve selle teki osa lahti. Teki pealt läks siis? Ja siis kraanadega tõstavad seest välja ja kraanadega sisse. Mul on niuke pilt, kus on katel on siin teki peal ja läheb alla. Jaa, muide ma olen seda pilti kusagil kellegi käes ka näinud. Aga ma nägin seda vist Soomes veeteede talituses. Aga kas mehaanikuks oli siin ka Murdlaine, niisuke mehe nimi? Murd, jah, on. Tema kogu on minu käes. See terve tähendab... Tema fotokogu. Ja raamatuid ja niimoodi. Ja neid asju, see on ka mehaanikutega seotud. Aga kes esimene kapten oli siin? Siin oli kapten Valter. Tema pilte on mul palju, sest ta oli Käsmuga seotud. Tema vend oli Käsmu merekooli õpetaja. No vanupoeg oli, no jah, tal vennapoeg oli Sahto. Aga mul on ta proua pilt, kus ta on prouaga ja õega ja kus ta on veel vennaga kahekesi peal on sarjaks pilt. Benno. Ja hiljem ta elas seal Paljassaare seal. Ja, mõlemad elasid. Ja. Rudolf elas küll. Aga tema oli, kui oli Benno välja sõitnud siit, siis oli etendus ikka olnud täis, need mehed olid ikka kuulamas, komando oli käinud üle sadama ikka, ta oli nagu etenduse mees ikka. Ei, asi ei ole mitte etenduse mees, asi oli see, et ma olen rääkinud sellest, et isegi siin nüüd 5 aastat tagasi ma olin Vändra metsas, Hüppassaare. Ei, nii. Seal, kus Mart Saare kodu. Seal tuli minu juurde üks vana metsavald, 80-aastane mees. Ja küsib mu käest, et kuule, kas sina on nüüd Suurtõlu kapten? See tea. Näost kohe ütles ära, jah? Nii. Ei, no ta oli kuulnud ja niimoodi, eks ole. Ja siis ütleb, et tead, et kuskil 30. aastatel olid nemad tulnud oma isaga, tema oma isa. Tulnud 2 hobusega Tallinnasse. Nii. Ja siis, kui nemad olid oma asjad ära ajanud, isa oli toonud teda kaubasadamasse ja näitanud, et poeg, vaata, see on see suur tõll. Nii, milleks tähendab see asi, et mismoodi Eesti rahva hulgas oli see suur tõll populaarne. Et isegi mingisugune Vändra metsava näitas oma pojale. Ja see, et kui suur tõll tuli sadamasse, tal on võimas vile, hästi võimas vile. Siis rääkimata sadama lastest, kõik jooksid suurt tõllu vaatama. Ja inimesed. See oli sündmus, niisuguse kohaliku tähtsusega sündmus, aga see oli sündmus. Ei, ma seda usun ka, aga muidugi see Benno Valter oli ka vastav mees, kes seda sündmusest tegi alati. Sündmus oskas teha ka niisuguse paraja... Sellega peabki. See peabki. Teine laev, mida alati vaadati, oli muidugi Tormilind, see Käsmumäest. Ja see purjek. Nii et võib-olla 2 niisugust... Just oligi, tähendab, üks oli nagu ühe ajastu ja teine oli teise ajastu. Mina ei ole siin peal käinud, muidugi ma olen palju näinud ja pilte, aga jah, huvitav. Kahju, ma toon nüüd muidu, mul on põhjust teinekord veel tulla siis. Muidu mitte. Ma eelmikord juba lubasin, aga minu pea on niuke vana pea ja ei pea kinni asju. Aga kui tore, kui ma näeksin seda seest ka midagi. Asi ongi niimoodi, et me ilmselt läheme vaatame siit seest. No, ta ei ole muidugi enam see, mis ta oli. Ja kui me räägime niimoodi, tähendab, kus me selle laeva saime tagasi Vene sõjaväe käest. Ta oli natuke veel kurvema välimusega. Näiteks meil on üks huvitav pilt, on kus siin sama sahtri peal väike kask kasvab. Ahsoo. Nii, siin oli puittekk peal, see oli kõik mädanenud. Liha sai ise teha siis, jah? No jah, just. Ja ta oli väga kurvas. Puittekk oli ikka, jah? Nüüd te panete uue paata. Ja, nüüd on tähendab puitteki materjal osa on olemas.
me peame panema, aga on nagu, noh, ei taha alati rääkida, see kuramuse raha. Meil Eesti riigis on see probleem eriti, mis puudutab kultuuri, teil ei ole sellest vaja. Kas vähe raha või palju või? Joo, meeletult palju. Suurest rahast ei tohi rääkida, siis tulevad vargad, aga vähe siis saab ikka kurta ju. Jaa, kui ütelda, et üks hea mees lubas miljoni, siis sellest miljonis ütles, et ei, noh, miljon natuke palju, et no, et võib-olla pool sellest raha. Ja lõpus, kui oli riigi teates, siis oli 50 000. Nii. Isegi, aga... Mis sest teatada siis üldse? No vot, ma lasin siin teha ütelda tualetruumi. No see 50 000 ei saa vist. No see läks 36 000. Kas tagasihoidlikult tegite siis? Ja ma tegin ja siis ka veel öeldi, et palju olete raisanud. Nii et meil on ja suured rahad on liikuvad. Nii et Kemmerg on juba valmis. Ja Kemmerg on valmis. See on ka suur asi, suure laeva kohta. No nii, asi on see, et praegust ma ütlen, kapteni silda ma nagu ei tahaks viia, kuna ta on meil nihukses, noh, aga sarnasel juhul võib ta viia ja näidata, kui ilus ta on, jutumärkida. Tal oli 2 korrust. 2 korrust. Asi on see, et see teine korrus ehitasi talle peale 26. aastal. Tema oli üldse oli ennem 1 korruseline. Aga siis, kui tema tuli Eestisse, siis talle tehti niisugune remont, külaltki hea remont ja ehitati teine korrus peale. Ja meie praegust ülesandeks ongi niimoodi, et proovida teda taastada nii, nagu tema oli kuskil 26. aasta. Selles peale. Aga mis tal teine peale tehti? Asi on see, et kui me lähme üles silda, siis on see, et vaade, ülevaade jäi liiga madalaks. Selles lihtsalt selle pärast? Jah, ülevaade jäi liiga madalaks. No jah, ta on ju madal. Jah, et ei näe... Ta ei näe eest üle... Jah, mida ta tähendab ühe sõnaga sillast... Ahtast üle ei näegi. Ei näe, jah, midagi. Selle pärast tähendab tehti ja muidugi see oli väga õige, et seda tehti, kuna teistel jäämurdjatel oli ka niisugused 2-korruslised sillad ja kõrgemad sillad. Teenistus käiski üleval ikka. Jaa. Aga mis siis alla jäi? Jäi niisugune nagu kaardikamber. Kaardikambrid. Jäi alla. Ja no see arhitektuuriliselt on täiesti selle sajandi vahetuse tähendab arhitektuur ja ta klapib igat moodi. Ta klapib. Ma seda, et ma ei ole mäletan. Jah, see on... Kas me tegid ka ma need rukad sinna tuulevarjus olla? No jah, ja siis need nagu kurepesad või kuidas neid kõrval nimetavad tüürimehed. Need ongi, et vanasti oli kapten kogu aeg väljas. Ja, see ilmastikku hakati ka nii palju jälgima. See oli minu arust ka just seda mainiti, et näed, kas ma lähen, mehed on nii palju ka hoolitsenud oma kaptenit eest, et tehti siis ka tuulevarju. Tuulevarju, just. Ega see tervis oli ka mere peal, see tuul oli ikka. No jah, vaadake, asi on see, et too aeg oli ikkagi tüürimest tuli välja meresaapad jalas, mingisugune kasukas seljas, vormimits peas. Ei olnud niimoodi, et tuli lühikeste varrukatega ja niimoodi. Ei noh. Nagu tänapäeval. Mere peal vastu. No viimased aastad mind teatud mõttes nimetati ka Kolumbuseks. Sellepärast, et ma oma noori tüürimehi ütlesin, et vahi jooksud sa pead väljas käima. Ma ütlesin, et miks? Meil on magnetkaart olemas, mul on lokaator olemas, mul on autoroolimees olemas. Mul ei ole vaja tähendab välja minna, tuli vahti lühikeste varrukatega, luused seljas, lipp sees, isegi mütsi ei suvatsenud vahest pähe panna. Sellest on juttu olnud, kui oleks väljas käinud, ei oleks kividele sõitnud, eks ole? Mis siin Helsingi all läksid ju? Täpselt. Nii et ega sellest... Ja mina ütlesin niimoodi, et iga tüürimees peab teadma, mis ümberringi toimub. Ja mitte üksi teadma, vaid tundma. Seda nägema ka veel. Just, ta peab tundma. Ja kui sina oled mingisugune kinnises metallruumis, olgugi suured aknad ja puha kõik, sina ei tunneta seda, mis on. Eriti ööaegu. No ja siis noored tüürimehed ütlesid, et meil kapten on nagu kuramuse Kolumbus. Et Kolumbus sõitis, kogu aeg oli väljas ja seadis nina tuule järgi. Nii et...
Ei, no, tuleb uuesti avastada jälle. Kohe kusagil läheb pihta hakata nullist. Aga see on jälle nii, et rannameremehed kõik sõitsid väljas. Metskapten, metsa järgi, eks ole. Just. Mina välja. Ei no, see on jah, see oli ju, Helsingis oli see ju selge näide, kuidas läksid ju. Need näiteid on väga palju. Näiteid on väga palju, mis just sellepärast, et tüürimehed liialt loodavad oma aparatuuriga. Ja muide, vaat selle laeva arhitektuurist jälle, et kui me vaatame tänapäeva, tähendab laeva arhitektuuri, eks ole, tekk, mina nimetan, need on nagu saapakarm, kõik on täis ehitatud. Natuke on laeva nina ja ülejäänud on neljakandiline karm. See on täitsa. Muidugi, seal on salongid ja basseinid ja kõik niimoodi ole. Kõrtsid ja värgid. Jah, aga kui vaatame seda laeva, siia teki peal oleks saanud ju kõik ehitada. Ma vaatan üllatusega, et ta nii tühi on, nii lage, jah. Ei osanud selle peale tulla. Jah, aga siin on tähendab 2 põhjust asjal. Põhjus on selles, et sõites talvel miinustemperatuuride juures, tormi ilmaga, kui vesi käib kogu aeg üle, ei ole jäätumispindasid. Laev ei jäätu peal. Mis on väga ohtlik laevale, kuna siis metatsenter muutub. Kas see on väike, ütled, et see pind? No, aga kui siin oleks veel mingisugused teki ehitused kogu aeg ja niimoodi, need pinnad oleks suured. No ei, see oliti, jah. Laine käis vabalt siit läbi. Ja see ei külmunud siis, jah? No jah, ta ei külmunud pindusi on vähe. Selles mõttes. Ja teine asi, et tol aeg 13-14 aastal, kui see laev ehitati, ei olnud niisugust soojustusmaterjali. Kui tänapäeval on igasugune... Kütad juba nii palju... Just, isolatsioonmaterjalid on tänapäeval, eks ole, isoleerib selle metalli ära ja ta on termo niimoodi. Aga siis ei olnud seda ja sellepärast ei ehitatud jäämurdjatele niisuguse teki Kütet hoiti kokku ikka. Kütet hoiti kokku ja inimestel oli mugavam ka elada. Et see on selle laeva üks oma pära. Ja sa saad ikka siin liikada ühest tekist teise, ei ole mingit probleemi. Kui sul on ehitus peal, sa ei saa ju, sa pead läbi uste ja ei tea, kus kohti ringi minema. Selge see ja muidugi siin me naerame siin, et siin laeva peal on poisid õppinud mootorrattaga sõitmist. No võib sõita küll. Siin on nii see. Lähme vaatame seda silda, on põnev koht muidugi. Üks moment, jah, ma võtan võtme. Aha, ilma võtmeta ei saa sildagi. Keegitati kohe maha auk. Kattelt sisse, ma kutsin ette suured.